Tervist! Alustame järjekordse videopodcastiga, mis on pühendatud Tallinnale kui Euroopa rohelisele pealinnale aastal 2023. Tänases saates me räägime veest. Selleks on mul ühise nimetajana külas Tallinna Vesi ehk Kristiina ja Martti, kes siis üks vastavalt vastutab või teab kõike vee kvaliteedist ja teine sellest, kuidas kvaliteetne vesi inimesteni jõuab. Vastab enam-vähem tõele. Just. Väga konkreetne. Kuulge, vesi, sajab eks ju taevast alla, seda päris ei joo, maa seest tuleb ka ja siis Tallinnas on ju suur vahva Ülemiste järv, eks ju. Kogu vesi tuleb ju sealt, mis seal siis ikka sest veest üldse rääkida? Ei päris kõik ei tule. 90% tallinlastest saavad oma joogivee Ülemistelt ja 10% kohalikest puurkaevudest, näiteks Nõmme piirkond, Merivälja piirkond, Tiskre piirkond, aga enamus tõesti tuleb Ülemiste järvest. Okei. Ma ei saa jätta küsimata kohe nagu esimese asjana ja ma hoiatasin, et ma küsin hästi palju rumalaid küsimusi ja ma kavatsen seda kasutada, seda võimalust. Ülemiste järv nagu, ei asu nagu sellises kohas, kus nagu võiks arvata, et maailma kõige puhtam vesi nagu tulemuseks on selles suhtes, et ühel pool on suur sõidutee, teisel pool on mingi maantee hakkab pihta, siis on veel lennujaam, ühes otsas on natukene metsa, eks ju. Et kuidas vesi nagu üldse nagu puhtaks saab, et ma ju ei lähe ju oma topsiga sinna vett võtma ja joo ja ei ole rõõmsalt õnnelik sellele. Ei, see ei ole hea mõte jah, et pinnavee puhastamine on küllaltki põhjalik protsess. Vett puhastatakse kõigepealt mehaaniliselt, et sellised tahked osakesed, kui peaks olema prahti, see eemaldatakse. Seejärel puhastatakse vett siis keemiliselt ja lõpuks desinfitseeritakse, et lisatakse natukene kloori, et me teame, Martti võib-olla räägib põhjalikumalt siin torustikust, et Tallinna linnas on üle 1000 kilomeetri joogivee torustikku, et vesi jõuaks värskena siis ka tarbijateni, kes elavad jaamast küllalt kaugel, on see väike kogus kloori seal vees hästi tähtis. Ja ma nii palju veel lisaks juurde, et kui kõik arvavad, et vesi tulebki puhtalt ainult Ülemiste järvest, siis tegelikult see valgala kui selline on suurem, et me räägime ikkagi Tallinnast ligi 50 kilomeetrit kaugemal asuvatest veehoidlatest, kus see siis eelnevalt juba kokku kogutakse ja sealt erinevate kanalite kaudu tegelikult juhitakse Ülemiste järve. Ehk siis see, et kõik vesi, mis siin nüüd Tallinnas maha sajab, jõuab Ülemiste järve, siis see tegelikult on natukene laiem pilt. Ehk siis neid kohti, kus seda vett kogutakse ja kust see juhitakse Ülemiste järve, tegelikult see ala on tegelikult meeletult suur ja lai. Kuule, kui sina ütlesid 1000 kilomeetrit joogivee torusid, Tallinn nagu ei ole nagu maailma kõige väiksem linn. 1000 kilomeetrit tundub üle vähe kuidagi. See on isegi rohkem, 1200. Ise, kui keegi küsiks mu käest, et Mihkel, ütle palun, mitu kilomeetrit joogivee torusid on Tallinnas, ma paneks mingi 10 000 ütleks. Ma ei tea, kuidas head suured torud või kuidas nagu torud on erinevas läbimõõdus, aga ütleme, täna on selline optimaalne, kuidas seda tehakse, ongi niimoodi, et tänavale rajatakse üks suurem peamagistraal, ehk siis veetorustik ja sealt tuuakse igale kinnistule eraldi harud. Ehk siis, kui vaadata nüüd Tallinna linna tänavaid, siis piltlikult öeldes peaaegu iga Tallinna linna tänaval on üks toru. Kui me vaatame Tallinna linna tänavaid praegust, siis ei ole seal mitte ühtegi toru, seal on suured augud praegust. Kas see tähendab seda, et siis mingid mehed istuvad ja naised ja lapsed ja vanurid istuvad ilma veeta oma kodudes palavusega praegust, kui on Tallinn üles kaevatud? Päris nii see ei ole. Poes ju vett müüakse, eks ju? Et kui nüüd vaadata seda torustikku kui suuremat pilti, siis on erineval ajal rajatud erinevas materjalis ja ka läbimõõdus torustikke. Et keskelt läbi öeldakse, et nii-öelda tänapäevane plasttorustik kestab suurusjärk kuskil 50–70 aastat. Varem rajati torustikke maailmist. Ehk siis, kui me võtame, siis iga umbes 50–70 aasta tagant tegelikult tuleks toru siis ära vahetada, et ta tagaks selle kvaliteedi ja oleks ka edaspidi inimestel vesi tagatud. Ja kui meil on Tallinnas ligi 1000 kilomeetrit torustikku, siis see tähendab seda, et igal aastal tuleb sellest kuskil, ütleme 15 kilomeetrit puhta veetorustiku kindlasti asendada. Okay. Et see on nagu see loogika, millest tuleks tegelikult lähtuda ja sellest tingituna on ka need teatavad ebameeldivused siin nende torude asendusel siin tänavatel ka juhtunud. Okay. Aga ei ole nagu olukord, et ju keegi, ma ei ole kuulnud, et keegi oleks
Janu Surma veel surnud. Ei ole juhtunud seda sellepärast, et tegelikult nende ehituste planeerimisel ikkagi arvestatakse sellega, et rajatakse ajutised torustikud ehk need inimesed, kes tavapäraselt saavad vett sellest torust, mida siis välja vahetatakse, nendele rajatakse siis eraldi toru ja see kvaliteet ja surve ja kõik on tagatud ka ehitustööde ajal. Okei. Ma siis tabasin ennast vahepealt mõttelt, et kui nagu see 1000 kilomeetrit torusid, et see nagu numbrina tundub jube vähe, siis nagu kui nagu see sättida teist laadi perspektiivi, et see on 5 korda Tartusse ja tagasi, et siis nagu on see jällegi nagu päris nagu hea number. Tõsi, et ütleme niimoodi, et mida vähem torusid, siis seda parem meile, sellepärast, et ja ka linnakodanikele, aga täna on lihtsalt kus ma ütlen, mida rohkem Tallinna linn areneb, seda rohkem tuleb neid torusid ka rajada, aga mingit sellist meeletut hüpet, et nüüd kordades tuleks juurde tekitada, seda kindlasti ei ole. Pigem neid, kui tänavaid renoveeritakse, siis mõnel juhul on seal kohati ka isegi 2 torustikku olnud erinevatel aastatel rajatud ja siis rajatakse ikkagi 1 toru, et ta oleks selles mõttes mugavam, tekiks tänavale rohkem ruumi ka puude ja haljastuse jaoks, sellepärast, et tihti lugu on ikkagi tänavaruum on suhteliselt kitsas, et need asjad kõik peaksid sinna korraga ära mahtuma. Okei. Kuulge, öelge mulle sihukest asja, öeldakse, et Tallinn ei saa kunagi valmis, sellepärast siis kui Tallinn sobib juba hästi teema, siis tuleb Ülemiste vana uputab linna ära, eks ju. Kas joogivee kvaliteediga on nagu sihuke asi, et võt, nüüd on saavutatud, mingis ajahetkes kuskil on saavutatud joogivee maksimaalne kvaliteet ja nagu siit edasi enam pole mitte kuskile minna nagu paremuse poole, kas nagu selline olukord on võimalik? Mina isiklikult arvan, et alati saab paremini. Aga ma mõtlen, mida sa nagu teed? No. See kvaliteet minu hinnangul sõltub päris mitmest aspektist. Et esmalt loomulikult, et meie veepuhastusprotsessid on tõhusad. Ja siin nii palju teadust tuleb nagu peale, meetodid lähevad tundlikumaks, nõuded lähevad rangemaks, et see pingutab meid kindlasti mõtlema nagu veel innovaatilisemalt. Ja väga olulist rolli mängibki torustik, millest Marti rääkis, et piisavas koguses optimaalselt torustikku rekonstrueerida ning torustike hooldus. Et sellest aastast alustasime ka jääga torude pesu, et kõik need nüansid kokku tegelikult aitavad seda vee kvaliteeti siis tagada. Ma arvan, et tarbija ise saab ka päris palju ära teha tegelikult, et see kvaliteet oleks super hea. No, mida saab teha veetarbija, et vee kvaliteet, mida tegelikult tarbija ainult tarbib ja Tallinna vesi pakub? Suvisel ajal puhkuste periood. Et lähed nädalaks, 2-3 nädalaks koolid, lasteaiad, et veetarbimine on minimaalne, kui üldse mitte võib-olla puudub, et see seisev vesi hiljem kindlasti ei sobi enam joogiveeks. Et enne näiteks õppetöö alustamist tuleks siis teostada ikkagi loputused just nimelt, et avad kraanid sõltuvalt kinnistu suurusest siis 2-3 tunniks. 2-3 tunniks? Jaa. Ise võiks öelda 2-3 minutiks, nagu maksimaalselt, ega see oleks tulnud liiga palju juba. Pikemalt, et värske joogivesi siis trassist saaks tulla hoonesse asemele. Mina olen kraanivett joonud eluaeg nõukogude ajal, suurima hea meelega on kraanivett, Eesti aja alguses suurima hea meelega on kraanivett. Mulle nagu kraanivee ilgelt sobib, ma olen õudselt nagu ma ei ole väga valiv. Peaselt on jahe või küll, mulle sobib suurepäraselt. Ja teisalt poes on nagu, ma ei tea, 1000 miljon erinevat veesorti, veeliitrit, erinevate hindadega, tootjatega ja kõikidega, eks ju. Kui kõva nagu kraanivee tarbija Tallinnal on? Päris hästi tarbib, et meie rahulolu uuring näitab, et ligi 90% tallinlastest eelistab ikkagi joogiveena kraanivett. Aga kas see tähendab seda, et ta eelistab seda, kas te olete nagu uurinud seda, et kas ta eelistab seda kodus joogiveena või ta võtab oma selle pudeli kaasa tööle või bussi või kui iganes? Et üldiselt tarbimise harjumus näitab ikkagi seda, et tal on siis see oma veepudel nagu kaasas ka. 90%? Ligi 90% tarbib hea meelega kraanivett joogiveena ja keskmine tallinlane tarbib päevas siis, või kodumaja pidamine siis 95 liitrit siis elaniku kohta ja sellest 2-3 liitrit tarbitakse siis joogiveeks, ülejäänud loomulikult siis duši all käimine, tualetis, toidu tegemine, et pesumasinad.
kas Tallinna Vesi on kunagi mõelnud selle peale, et peaks selle protsendi ajama 100 peale ja saatma igale tallinlasele ühe isikliku veepudeli koju? Me püüdleme selles suunas, absoluutselt, jah. Kuulge, päkapikud on siia laua peale toonud meile 3 erinevat vett ka. Ma võin neid ise maitsta ja arvata, mis ma nendest arvan. Ma niikuinii arvan väga hästi, seepärast, et mulle kraanivesi ilgelt meeldib. Kas te tahate ka proovida neid või? Hea meelega. Sest et siis me saame nagu aru, kas nagu tegelikult on mingi vahe ka või ole. Või noh, teie saate ilmselt niikuinii aru. Lükkama klaasi veits siia poole. Ja siis mina proovin aru saada, kas on mingi vahe või ole. Need ei ole seisnud veed, et see ei ole vaja seda reostlust siin ei ole, kuidas sa just ütlesid. See peaks olema Nõmme vesi. Täpsemalt tegelikult vist Pääsküla. Ühesõnaga, kuulge, mis värk sellega oli, et siin kevadel Nõmmekad olid mingi maru kurjad teie peal, et te tegite mingit veetesti või mingit torutesti või mis värk oli? Me tegime õppuse, et ikkagi olla kindlad selles, et hädaolukorras on Nõmmekatel joogivesi olemas. Et neil on vesi ikkagi kraanis olemas. Et kui on suurem elektrikatkestus, et midagi juhtub puurkaevudega Nõmme piirkonnas, et siis on võimalik neid varustada Ülemiste veepuhastusjaama veega. A Nõmme siis jookseb nagu põhiliselt puurkaevu pealt või? Jah. Okei. Et peab nagu seda aru saama, et Nõmmel selle põhjavee tagamiseks on ikkagi päris suur hulk puurkaeve. Ja kui on selline eriolukord, et tõesti elektrit Tallinnas ei ole, siis elutähtsa teenuse tagamiseks tegelikult inimesed ikkagi joogivett peaksid saama. Et selle jaoks on tegelikult rajatud eraldi süsteem juba siin 10 aastat tagasi tegelikult, et saaks vajadusel seda vett ka Ülemiste veepuhastusjaamast Nõmmele tarnida. See tähendab seda, et Ülemiste veepuhastusjaam on eraldi selline jaam, kus on avariigeneraator, ehk siis me ei sõltu väga palju sellest, kas elektrit on või ei ole. Ja sellest lähtuvalt saab siis seda ka vajadusel Nõmmele suunata. Ja täna ongi see olukord, et selleks, et olla kindel, et kui see avarii olukord tekib, on see võimalik, siis tehti ka selline katsetus ka füüsiliselt ära, sellepärast, et me oleme ka erinevate teiste elutähtsa teenuste ettevõtetega rääkinud ja on küll avariigeneraatorid olemas, aga tihtilugu tuli ka siin mõnes arutelus välja, et need võib-olla töötavad ainult tunnikene ja siis jälle ütleb süsteemi üles, et kõik, et seda elus läbi testida, seda on vaja siis füüsiliselt ka teha. Aga siis te teete ju neid teste nagu igal pool ja kogu aeg selles suhtes kontrollite, et see Nõmme lihtsalt jäi selles suhtes nagu, ma ei tea, kas nõmedalt või vahvalt nagu meediasse selles suhtes, et põliselanikud olid mornid, et nende põhjavesi asendati, ma ei tea, mis umbes päevaks või isegi kui seda, eks ju, asendati mingi teise variandiga. Ja, aga me pidevalt seirame ka ja selle õppuse käigus tegelikult me võtsime mitu korda päevas veeproove, et olla nagu ikkagi kindlad, et joogivee kvaliteet kuidagi ei kannata. Proovige ka, öelge, mis maitsega vesi on. Ja ma nii kaua proovin järgmist. Mulle tundub, siis kibe on see vesi, kui päris aus olla. Või ei ole või? Ei, väga hea. Täitsa mõnus mahe. Väga hea. Okay. Sa ütlesid, et Nõmme Pääsküla piirkond, jah? Jah, kõlab umbes nii või? Ütleks küll, jah. Ütleks küll, et Nõmme Pääsküla. Et jah, kui nagu veinil ka öeldakse, et mis mäekalda või poole peal, siis ma ütleks ka, et Pääsküla poole peal. Okei. Kuulge, ma tahan hoopis järgmist asja küsida. See suvi, eks ju nüüd, on olnud ikkagi üle keskmise nagu soe. Ja siis ma olen, eks ju, kui ma kõnnin mööda linna ja mul on palav ja ma olen, ma ei tea, kõnnin ja hakkan nagu tunnen, et olen nagu kõrbes. Kas Tallinnas saab kuskilt vett ka ilma, et ma peaksin minema kuskile Viru keskuse WC-sse seda salajakraanist laskma endale? Et Tallinnas on ligi 40 avalikku joogiveekraani. Ja Marti on nende kraanide projektijuht ka ja tegelikult veebilehekülg on täiesti olemas, link Tallinna vee lehekülje peal, Tallinna linna lehekülje peal, et saad kohe avastada, kus lähim kraan sinul asub. Jah, see projekt, me alustasime seda juba aastaid tagasi, et kui käia teistes Euroopa linnades ringi, näiteks Viin või mõni muu koht, siis tegelikult seal on avalikult need kõigile kätte saadavad. Ja alustasime ka Tallinnas nende avalike veevõtukohtade rajamisega
ja täna me oleme jõudnud jah sellisesse olukorda, kus meid on juba ligi 40, isegi rohkem. Iga-aastaselt kuskil 3-4 tükki kindlasti me juurde teeme. Järgmisel aastal kindlasti on plaanis bussijaama juurde teha, siis keskturu juurde, siis on minemas ka Putukaväil ehitusse nüüd, sinna tuleb 5 tükki. Ja seal peab aru saama ka sellest, et tegelikult me oleme sellises kliimas, kus on vahepeal ka talv. Ehk siis need avalikud joogikohad tuleb talveks kinni panna, et need ära ei külmuks ja me olemegi nüüd katsetanud hästi erinevaid selliseid tehnilisi lahendusi, ehk siis erinevaid tooteid ka, et mis siis peaksid vastu esiteks meie kliimale, teiseks sellele intensiivsele kasutamisele. Me täna oleme hinnanud, et umbes ühest siis avalikust veevõtukohast kuskil 1 kuupmeeter päevas võetakse vett, mis on 1000 liitrit sisuliselt. Ehk siis kui meil on liitrised või ütleme pooleliitrised joogivee anumad, et siis neid kuskil ligi 2000 tükki lastakse sealt täis iga päev. Aga nagu statistikat teed ka või ma ei tea, käid ja piilud kuskilt nagu kõrvalt, et kes võtab nagu kohalik või võtab turist või? Seal on nende asukohtade valikul ongi see, et me oleme tegelikult need rihtinud sellisesse kohta, kus on rohkem tänavaruumi kasutust. Ehk siis, kui vaadata Tallinnat, siis kindlasti kesklinna piirkond, kus liigub rohkem turiste, siis mänguväljakute läheduses, kus inimesed on lastega, soovivad võib-olla võtta sealt kasutust mängu ajaks, siis terviserajad kindlasti, kus inimesed jooksevad, teevad sporti, saavad kasutada rannad. Stroomi rannas on näiteks nüüd 3 tükki. Lauluväljak. Ja lauluväljak kindlasti, laulupidu ja tantsupidu olid sellised, kus meil oli see kasutus oli nii aktiivne, et seal praktiliselt vist vett korda kinni keeratud, et kogu aeg käidi vett võtmas. Et see kasutus tegelikult on sõltuvalt muidugi ilmast päris intensiivne. Ja tänu sellele me oleme leidnud ka sellised kraanid, mis peavad vastu siis sellisele intensiivsele kasutusele. Hästi rumal küsimus. Kuidas te tagate selle, et ma tean, et see on hügieeniline see kraan, kui ma lähen sealt vett võtma? Seepärast, et mis siin salata, minul nagu esimene mõte on see, et ma võib-olla ei tea, kes sealt on joonud. Laste mänguväljaku kõrval ma võid umbes aimata, et võib-olla päris mingi vastupidi, seal on just käinud mingid pisikesed murjamid on käinud seal teinud niimoodi, eks ju. Et kuidas ma nagu seda tean? Et Tallinna linnas enne mainisin ka, et 90% joogiveest tuleb siis Ülemistelt, et seal on väike kogus kloori ka, mis aitab just hügieeni poole pealt seda mikrobioloogiat tagada tegelikult seal kraanis. Et see on kindlasti üks aspekt ja neid kraane ikkagi hooldatakse ka ja meie tiimid hoiavad neil ikkagi regulaarselt silma peal. Ja vee kvaliteeti me seirame ka pidevalt, et tõesti neid avalikke kraane me testime 3 korda siis suve jooksul ja linnaruumis on meil üle 120 proovivõtukoha, kus me käime siis igas proovivõtukohas 2 korda kuus, hindame mikrobioloogiat, hindame keemiat ja me oleme võtnud see aasta juba üle 1500 veeproovi ja tegelikult 100% on olnud kõik siis nõuetele vastavad. Kvaliteet on väga kõrge. Kas nagu ma alati nendes saadetes nagu küsin, et paigutage Tallinn kuskil nagu maailma mastaabis kuskile? Kus nagu Tallinn maailma mastaabis asub oma joogivee puhtuselt või üldse vee puhtuselt? Seda toppi on keeruline kokku panna, et näiteks Euroopa Liidus meil on joogivee direktiiv, meil on kõigil ühed ja samad nagu nõuded, mida me järgime ja seal kas vesi vastab nõuetele või ei vasta. Euroopas on need nõuded nii karmid ja ikkagi enamus Euroopa riikides vesi vastab nõuetele, võib julgelt nagu kraanivett tarbida. Aga et ei ole nagu mingit siukest nagu toppi selles suhtes, et Tallinn on umbes kuulub 5 kõige puhtama kraaniveega või joogiveega linna hulka Euroopas. Sellist asja nagu ei tehta või? Minu teada ei ole jah, et hästi palju on vee puhul tunnetuslik, et kuidas sulle vesi maitseb. Sellest ma kohe räägin, kuidas vesi maitseb. Vesi lõhnab maitseb, mida me praegu ka ma olen vahepeal proovisin ära ühe teise, tõesti päris Tallinna lähivald, ütleme niimoodi. Hoopis teine maitse on. Tahad sa proovida? Jah. Proovi.
see on hoopis teise maitsega. Aga nagu, et on nagu hästi selles suhtes, et nagu väga-väga hästi on, eks ju, Tallinnas veega, nagu vee puhtusega. Sest et see protsent on kõrge olnud. Aga kui me ei elaks Euroopa Liidus ja meil ei oleks mingid 1000 erinevat direktiivi, mis nõuavad meil seda vee puhtust 1500 korda poole aasta jooksul, eks ju, kontrollida, siis ma oleks ettevaatlik, et kui teistsugune kultuur, tõesti eriti soojad riigid, et seal ma ikkagi ennem veenduks, et see kraanivesi on ohutu. Et just igasugused bakterid neile meeldib, kui vesi on soe ja kui seal on rohkem toitaineid ja kui ei tea, siis pigem sellises riigis ma eelistaks isegi pudelivett. Hoopis teise maitsega, nii? On tõesti, et... mis maitsega sinu jaoks on? Või mis maitset sina tunned? Ta on nagu natukene selline... Mina ütleks, et savisem. Natukene kuivem, jah. Maalähedasem. Maalähedasem, jah, võib-olla. Vesi ei saa küll väga kuiv olla, aga ütleme sellise vähe kuivema maitsega küll, ütleks. Võõras maitse on, jah. Kuhu teil edasi on minna? Või kuhu üldse on nagu selle veega? Sa ütled, et okei, et nagu, ma ei tea, umbes, et puhastamiseks kasutatavad vahendid paranevad ja keemia läheb paremaks ja vesi läheb nagu justkui kogu aeg nagu puhtamaks. Aga see on nagu asi, millest mina tarbijana saan aru siis, kui keegi mulle seda nagu ütleb, et näed, nüüd juhtus nii. Sest jällegi minu jaoks, ja ma arvan, et väga paljude teiste jaoks on Tallinna kraanivesi jumal okei niikuinii. Et kuhu nagu edasi on minna? Et varsti on 40 avaliku joogipunkti asemel on 400. Mis nagu, kui me vaatame nagu tulevikku, et kuhu me siis vaatame? No ma arvan, et ütleme, nende avalike veevõtu kohtade mõistes me oleme täna seadnud eesmärgiks, et iga 2 kilomeetri raadiusest Tallinnas peaks siis olema üks selline avalik veevõtu koht. Mõnes kohas ka siis tihedamad sõltuvad sellest, kus siis inimesed rohkem liiguvad. Ehk siis mingil hetkel tuleb seal kindlasti see piir ette. Aga mis puudutab üldse tulevikku ja torustikku, siis kindlasti, mida me kõik tunnetame, on täpselt see, et kui mingi tänav veel üles kaevatakse, vaja seal toru vahetada. Ehk siis kuhu võiks edasi liikuda, on ikkagi see, et need materjalid, mida kasutatakse, võiks olla kauem kestvamad, ehk siis võib-olla selle 50-70 aasta asemel 100, 120 aastat. Teine on see, et seda tööd teha selliselt, et inimesed seda väga ei märkaks. Mõnel juhul me oleme kasutanud selliseid variante, et nii-öelda olemasoleva toru sisse siis tõmmatakse teine toru, ehk siis sisuliselt sa kaevad ühest otsast lahti ja teisest otsast lahti. Et see ka lihtsustab jällegi seda, et ta häirib vähem linnakeskkonda, liiklust, kõike ühistransporti ja nii edasi. Ja saab selle tööga kiiremini tehtud. Kvaliteet on sama, aga see oleks see tehnoloogiliselt see, kuhu võiks edasi liikuda, ehk siis, et teha selliste materjalidega ja neid arendatakse jätkuvalt, et toru kestaks kauem. Ja üks äge investeering, mis on töös kaugloetavad arvestid, et kindlasti niisugune targa veeettevõtte täiendav kuvand, selle igapäevane nagu töösse võtmine, see on kindlasti niisugune lähitulevik, kus osas me pingutame. Kvaliteedi osas alati saab paremaks keskkonna jalajälje teema, et me saaksime selle toorvee võimalikult tõhusalt puhtaks, kvaliteetseks, aga samas, et need kulutused selleks oleks mõistlikud, et elektritarbimist vähendada, võib ka ise tegelikult soojust elektrit toota, et see on tulevik. Tegelikult on nii-öelda värskelt vastu võetud siis Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, ehk siis mis näeb ette 12 aasta põhilised tegevused ja siin on ka torustike väljavahetamise tegelikult päris suured investeeringud ka suunatud. Ehk siis järgneva 12 aasta jooksul soovitakse ikkagi seda kvaliteeti tõsta, ehk siis see tähendab, et rohkem torustikke asendada. Me oleme täna sellises seisus tegelikult, et
need piirkonnad, mis kunagi kiiresti välja ehitati, näiteks Mustamäe, Lasnamäe, seal hakkab torustike eluiga juba siis nii-öelda läbi saama. Ehk need ehitati küllaltki lühikese aja jooksul, hästi suured mahud ja see tähendab jällegi, et peab kiiresti reageerima, et need asjad saaksid jällegi ära uuendatud. Ehk siis muidugi linnakeskkonna ja linnaruumi kasutaja vaates on see kindlasti ebamugav, aga saab seda öelda, et kui juba ühel tänaval kaevatakse, siis suure tõenäosusega toru vähemalt seal all kestab 50 aastat, kui mitte rohkem. Et tänavakatet küll peab vahetama, aga ka torud pannakse sinna ikkagi 50 aastaks. Okei. Ennem kui me otsad kokku tõmbame, mina vahepeal maitsesin ära veel ühe Tallinna linnaosa vee, oli umbes samasugune nagu eelmine vist, aga mul on see väikene üllatuskülaline ka. Öelge mulle, mis vesi see on. See on lihtsalt ainukene küsimus teile. Öelge, mis vesi see on. Ja siis ma nii kaua, kuni ma seda siin kallan ja kuni te maitsete ja mõtlete, siis öelge mulle sihukest asja. Kas Tallinnast kunagi vesi otsa ka saab? Kas see oht on, et vesi saab otsa? Ülemiste järves on 33 miljonit kuupmeetrit vett. Et tegelikult, kui meil puuduks pinnaveehaarde süsteem, siis ma arvan, et jätkuks pooleks aastaks, võib-olla 9 kuud. Et tallinlastel on pinnaveehaarde süsteemiga väga vedanud, nagu Marti tegelikult alguses mainis ära ka, et meil on sellised alternatiivsed veeressursid, Paunküla veehoidla, Soodla veehoidla, kus me saame täiendavalt vett juurde juhtida ja samamoodi loodame, et meil on sademeid ja et meil on talvel ikkagi lund, et seda sulavett kevadel, nii et mina loodan, et me ei näe seda päeva, kus vesi saab otsa. Okei. No, mis ütled? Jällegi selline nii-öelda kolmas variant, et no julgeksid, külalised tulevad külla, julgeksid lauale panna? Ma arvan, et ikka julgeks, aga tal maitse on lihtsalt kuidagi teist. Teine on, jah. Missugune? Kas raua on? Ja nagu raua maitset on nagu natukene rohkem, ma tunneks. Siis ma tõin selle suvilast puulkaevust. No need. Ühesõnaga, ma saan aru, et me võime selle jutu nagu selle teadmisega kokku võtta, et Tallinnast vesi otsa ei saa, jooge julgelt kraanivett, et ajaga see 90% prooviga kuidagi ikkagi 100 peale saada, eks ju. Kui ma tulen kurva näoga Tallinna vee ukse taha, ütlen, et ma tahaksin kohutavalt juua kraanivett, aga mul lihtsalt ei ole oma kaasas kantavat pudelit. Kas te leiate mulle kuskilt ühe või? Leiame. Aga ärge kõik minge, sellepärast, et muidu on mina ilma. Ja siis täitsa lõpetuseks viimane küsimus. Millal te nagu viimati poest vett ostsid? No, see ilmselt vastab sellele küsimusele päris hästi. Ühesõnaga, julgustate kõiki kraanivett jooma ja nagu üldse mingi probleemi ei ole, nagu mitte kellelgi mitte kunagi selle kraanivesi on joogivesi päris kindlasti. Just, julgeme seda kinnitada. Vahva, aitäh, et külla tulite, aitäh, et rääkisite. Ma ei tea, mis soovitakse vee inimestele vesistamisteni. Öeldakse, et vesi palju jõudu annab, vesi raskeid laevu kannab. Ja vesi on tervislik, et eriti suvisel perioodil jooge piisavalt. Just. Vahva, aitäh! Aitäh! Aitäh!